Austatud keskkonnapäeva külalised, mul on väga hea meel olla täna teie ees, et tutvustada suure taastuvenergia väikest venda ehk hajaenergeetikat. Ja alustaksingi kõigepealt sellest, et kuidas me Eesti Energia jaoks oleme lahti mõtestanud, mis asi on hajaenergeetika meie jaoks. Väga lühidalt, hajaenergeetika on väiksemahuline energia tootmine kliendi juures, kliendi enda energiavajaduse katmiseks. Ja kõik, mis sellega kaasas käib. Me tegeleme selle valdkonnaga, sest me näeme, et see on maailmas megatrend. Tarbija ei ole enam ammu lihtsalt tarbija, vaid ta on tihtipeale ka nutikas tarbija ja seejuures ka energiatootja. Ja just seetõttu olen ma teile siia ette joonistanud siis lihtsakohalise tulevikukodu, et me saaksime väga konkreetselt rääkida, mida me selle valdkonna all mõtleme. Energia tootmine, näiteks päikesepaneelidega katusel või miks ka mitte, kui keskkond seda soosib väikeste tuulikutega. Kui juba energiat toota kodus, siis paratamatult tekib üks soov ise võimalikult palju seda energiat ära kasutada, miks mitte seda salvestades siis väikesesse akupanka või ka elektriautosse, mis on paratamatult meie linnapilti ilmumas üsna varsti. Ning kindlasti me räägime ka nutikatest kodumasinatest või siis tarbimise juhtimisest. Just seetõttu, et seda energiat tarbida siis, kui see on odav ja kliendi jaoks kasulik. Paratamatult kaasnevad sellega kaasas ka väljakutsed siis võrguettevõtetele. Kui täna on meil energiavoog ühesuunaline suuremalt jaolt suurtest elektrijaamadest läbi Eleringi võrgu, jaotusvõrku ja sealt meie koju, siis tulevikus, kui tarbijad hakkavad ise ka energiat tootma, toimub energia liikumine kahes suunas. Mis paratamatult tekitab võrguettevõtjale küsimuse, kuidas teha pikaajalisi võrguinvesteeringuid, kuidas moodi seda kõike ära hallata tarkvaraga, salvestusega, uute investeeringutega võrku. Siin kindlasti täna ei ole meil veel selgeid vastuseid, aga selle nimel tehakse tööd iga päev. Eesti on selles suhtes natukene eriline riik Euroopas, et meie tarbijad juba on mõnes mõttes nutikad tarbijad. Kõikides Eesti kodudes on kaugloetavad elektriarvestid, mis Euroopa kontekstis on tegelikult väga innovaatiline. Väga paljudes riikides saavad tarbijad elektriarve paberkandjal üks kord aastas. Ja selle info pealt ei ole tegelikult võimalik teha tarku otsuseid elektritarbimise osas. Eesti Energia klientel on alates aastast 2011 juba võimalik oma tarbimise andmeid tagasiulatuvalt internetist vaadata ja aastast 2014 on võimalik seda sama infot saada ka siis mobiiliäpist. Ja täna on teil juba võimalik vaadata Eesti Energia äpist ka seda, millised on elektrihinnad homme ning planeerida, kuidas te energiat kasutate. Selle lühikese sissejuhatuse järgselt soovitaksin teile tutvustada siis 3 valdkonda ja nendega seotud arendusprojekte, millega Eesti Energia täna tegeleb. Kõigepealt peatuksingi siis päikeseenergial. Päikeseenergia on väga kiiresti arenev ka Eestis, kus võib-olla tundub, et ei ole päikest nii palju. Siit graafikult näetegi, et ligi 50% ehk siis poole võrra iga aasta on päikeseenergia maht Eestis kasvanud. Ja täna on Taastuvenergia Koja 2016. aasta aruande põhjal Eestis 809 väiketootjat, kes toodavad oma kodu juures või siis tootmisüksuse juures päikesest energiat. Ja peamine võimaldaja sellisel väga kiirel arengul, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas on tegelikult tehnoloogia väga kiire odavnemine. Võrreldes aastaga 2009 on päikesepaneelid siis hinna poolest langenud 80%, mis tegelikult on väga kiire odavnemine. Teine võimaldaja on siis päikeseenergia modulaarsus. Kui suurte tuuleparkide puhul, nagu te just kuulsite, on küsimus, et kuhu neid panna ja kas inimesed aksepteerivad, et enda kodu juurde tuleb suur tuulepark, siis päikesepaneelid
on nagu väiksed pusletükid, mida saab siis panna katusele või maha täpselt nii palju, kui sellesse konkreetsesse kohta vaja on. Ja tihtipeale, kuna nad ei liigu, siis inimeste peas või mõttemaailmas on see saavunud normaalseks osaks meie elust. Ehk siis ka vastupanu päikeseenergeetikale tihtipeale ei ole nii suur. Kui küsida, et mis saab edasi, siis tõenäoliselt järgmine samm ongi salvestus ja miks ka mitte erinevad nutilahendused. Eesti Energia tuli just turule uue tootega, päikeseelektri tootega, mis on mõeldud meie äriklientidele. Erinevalt muudest asjadest, mida turul täna pakutakse, on kliendil võimalik osta endale päikeseelektrit ilma oma finantseeringuta, mis tähendab, et ärikliendil on võimalik keskenduda sellele valdkonnale, mida nad kõige paremini oskavad, eks oma põhitegevusele, ja jätta energiatootmine neile, kes seda igapäevaselt teevad, näiteks nagu Eesti Energia. See toode on ka kliendile murevaba. Eesti Energia selleks, et päikesepark üles saada, teeb ära nii projekteerimise, ehitamise, kui ka pärast hoolitseb siis käidu ja hoolduse eest. Mis tegelikult on väga oluline osa sellest tootest, sest kui me näiteks vaatame Saksamaad, kus on juba väga palju päikesepaneele katusel, siis mõned uuringud ütlevad, et lausa 80% paigaldatud võimsust täna ei tööta optimaalselt. Kas siis projekteerimisvigade või siis sellepärast, et neid ei ole hooldatud. Kliendile on selline päikeseelektritoode kasulik, sest et ta on juba täna odavam kui see elekter, mida ta võrgust ostab. Ehk siis see aitab hoida energiale kuluva summad kontrolli all. Ja teine hea asi on see, et kui ka võrguelekter peaks tulevikus kallimaks minema, siis päikeseelektri hind on kliendi jaoks fikseeritud terve lepinguperioodi jooksul. Ja ka üks konkreetne näide, meie klient Estonia OÜ juurde on Eesti Energia täna paigaldamas 174 kilovatist päikseenergiaparki, mis katab umbes 15% Estonia OÜ aastasest energiavajadusest. Ja see elekter, mida ta saab Eesti Energiast osta, on täna juba odavam talle kui see, mida ta võrgust ostaks. Lisaks sellele on tegu rohelise energiaga, keskkonnasõbraliku energiaga. Ja seetõttu saab ka lisaks sellele, et see on soodsam näidata, et me oleme rohelise mõttemaailmaga. Teine valdkond, millest ma soovin teile täna lühidalt rääkida, on siis off-grid. Off-grid on eelkõige südameasi meie kontsernis olevale võrguettevõttele Elektrilevile, kellel on täna hallata väga palju võrku, aga võrgu otsas on palju kliente, on just vähe kliente, ehk siis väga palju võrku peab haldama väga väikeste see arvu klientide tõttu. Ja seetõttu ongi Elektrilevi peagi pakkumas siis inimestele, kes soovivad võrguga liituda, kuid võrgu väljaehitamine on liiga kulukas, off-grid lahendust, mis on autonoomne, mis on välja töötatud just selle konkreetse maja või suvila tarbeks ning mis on töökindel ja sobib Eesti kliimasse. Ja selles, et see sobib Eesti kliimasse, on Elektrilevi veendunud, sest et juba 4 pilootprojekti on mõnda aega töös ja kliendid, kelle juures seda energiat toodetakse, on sellega väga rahul. Teine näide, millest võiks off-gridi vallas rääkida, on siis off-grid väikesaared, ehk see võrguvabad väikesaared, neil ei ole elektriühendust mandriga. Ja näiteks Ruhnu saarel me oleme läbi analüüsinud, et lausa poole selle saarel vajalikust olevast elektrist on võimalik toota taastuvatest allikatest. Mida ma mõtlen taastuvate allikate all? Mõtlen päikeseenergiat, mõtlen tuuleenergiat, paratamatult ei saa ümber ka salvestuslahendustest ning kahjuks meie kliimas siiski jääb ka teatud osa katta diislil. Ja kolmas ja viimane valdkond, mida tahan teile siis ajaenergeetika ettekande raames tutvustada, on siis tarbimise juhtimine. Et Eesti Energia täna juba tegeleb tootmise juhtimisega. Me reguleerime enda Narva elektrijaamasid vastavalt sellele, milline on elektri hind börsil. Samamoodi me tegeleme siis bilansihaldusega seoses enda taastuvenergiavaradega. Aga tulevikus me näeme, et suur potentsiaal on osaleda ka näiteks sagedus- või võimsusturul.
erinevate toodetega. Selleks, et natukene paremini aru saada, mida ma selle üsnagi keerulise teemal mõtlen, toome ühe näite. Ja see näide on üsna lihtsakoeline. Me oleme välja töötamas oma klientidele siis toodet, kus neil oma kodus on võimalik tegeleda tarbimise juhtimisega. Ja selleks, et aru saada, millist toodet või millist väärtust selline teenus siis kliendile pakuks, oleme me tegemas pilootklienti, milles osalevad 50 Eesti Energia enda vabatahtlikud. Ehk siis me teeme tootearendust, kasutades iseenda töötajaid ja saades neilt siis tagasisidet, et kas see hüpotees, mida me oleme seadnud, et mida kliendil vaja on tegelikult tõsi või see võiks olla midagi muud ja hoopis paremat. Lühidalt see ongi see, millega väike killuke sellest, millega hajaenergeetika raames Eesti Energia täna tegeleb. Potentsiaal valdkonnal on väga suur ja loodetavasti on varsti meil võimalik teile rääkida veel rohkemast ja palju huvitavamast teemadest. Ma tulen siiapoole, Kristel. Selge. Nii, aga äkki tekkis küsimusi? Ma niimoodi vaatan siit varju alt. On, väga hea. Ja küsimus. Sander Rudam BNS-ist. Küsimus selle kohta, et ühelt poolt ütlete, et see hajaenergeetika on niisugune megatrend, eks ole, et aina nii-öelda populaarsus kasvamas üle maailma, aga teiselt poolt, mis mulle tundub, et on selline nii-öelda nagu vastureaktsioon on olnud see, et näiteks Hispaanias olen kuulnud inimesed kurdavad, on see, et kui sa oled oma väike mingi tootmise paned püsti endale kodu juurde, üritad seda võrku kasutada, siis kuna sa oled võrgule võib-olla keeruline klient, kuna sa vahepeal ka mitte lihtsalt ei tarbi, vaid paned sinna võrku juurde, siis sa oled võrgule kallis ja sulle nagu nii-öelda siis võrk esitab kõrgemad arved põhimõtteliselt. Kas Eestis, mis on nagu nägemus sellest, et kuidas see regulatiivne keskkond areneb, kas meid ootab nii-öelda Hispaania tulevik või on siis mitte pigem ja kuidas see haja tootmine või see hajaenergeetika saaks sellises olukorras toimida, kui me tõesti võtame ka arvesse selle, et see haja tootmine, haja tarbimine võib seda võrku negatiivselt mõjutada. Aitäh. Suur aitäh selle küsimuse eest. Kui me vaatame laiemalt, vaatame Eestist välja, vaatame, mis toimub Euroopa Komisjoni tasemel, siis eelmisel talvel tuli Euroopa Komisjon välja uue energiapaketiga, mis siis hõlmab endas igasuguseid regulatsioone ja seadusanded, kuidas võiks välja näha energiaturg tulevikus. Ja üks väga kindel sammas selles uues energiapaketis oli just see hajaenergeetika. Ehk siis Euroopa Liidu liikmesriikide elanikel peab olema võimalus ise energiat toota, peab eemaldama igasugused barjäärid, näiteks kas või seesama võrguga liitumise probleem. Peab olema võimalik sul kätte saada enda tarbimise andmeid. Ja ütleme nii, et Eestis tegelikult on olukord täna juba väga hea, sest et kõigil teil on võimalik näha oma elektritarbimise andmeid. Meil on lihtsustatud liitumisprotsessid väiketarbijatele. Ehk siis ütleme nii, et Eesti on tegelikult esirindlik võrreldes näiteks Hispaaniaga. Nii, veel. Okei, kui siin ei ole, siis ma küsin ise hoopis. Et Kristel, sa siin rääkisid nüüd erinevatest võimalustest. Ja kindlasti sul on meeles veel vast päris värskelt veel see, et kuidas sa suhtusid sellesse valdkonda ennem sellega tegelema hakkamist ja nüüd kindlasti selle aja jooksul, mis sa nüüd oled juba tegelenud selle valdkonnaga, on tõenäoliselt ka mingid nihked toimunud sellest mõtlemises. Et kui nüüd võrrelda sinu võimalikku valikut ennem selle alaga tegelemist võrreldes praegusega, et kui sa peaksid ise valima, millise lahenduse sa võtad, sul on vajadus, ütleme, oletame, et sa elad keset metsa, jube kallis on ühineda seal mingi võrguga, et mis lahenduse peale minna. Et kas on toimunud mingi nihe selles arusaamises, et kuidas sa nüüd lahendaksid seda olukorda enda jaoks? Ja mida sa teeksid siis? Ma arvan, et kuna ma olen üsnagi selline
kaalutletud inimene ja kõik finantsotsused tuleb teha läbimõeldult, siis kindlasti kui hajatootmine on odavam ja minu jaoks kasulikum, siis ma kindlasti valiksin selle. Sest tegelikult kliendi jaoks ei tohiks vahet olla, kus kohast tema see elekter tuleb. Kas sealt samast elektritootmisjaamast õue pealt või kuskilt kaugemalt. Kas sa oleks samasuguse valiku teinud ka 2 aastat tagasi? Ütleme, et selles valdkonnas on, eriti tehnoloogia arengu mõttes, on toimunud nii kiired muutused, et 2 aastat tagasi võib-olla ei oleks see majanduslikult nii mõistlik otsus olnud. Täna see kindlasti on. Nii et on toimunud nihe ja just nimelt selles mõttes, et ta muutub atraktiivsemaks. Täpselt nii. Selge, aitäh sulle. Et kui nüüd, seal kuskil on veel. Jaa, palun. Mikrofon jõudis. Küsimuse Juhan Ruut ja keskkonnaekspert, et viimasele selle võttes kinni sõnasabast, et kui nüüd kõik läheksid üle hajakasutusse, mis oleks sellega seotud otsesed ja kaudsed keskkonnamõjud? Võtame kõik majandusliku eelistuse, lähme üle, teeme kohe. Mis siis saab tegelikult? Äkki sa tahad saada nüüd projekti raha selle jaoks? Mina isiklikult ei usu, et on hajaenergeetika või suurenergeetika. Need on lihtsalt ühe pusle 2 erinevat tükki. Kohtades, kus on mõistlik kasutada hajaenergeetikat, kasutame hajaenergeetikat. Kohtades, kus on mõistlikum üles ehitada korralik võrk ja suurtootmine, seal tasuks seda kindlasti teha. Et tulevik minu isikliku arvamuse kohaselt ei saa olema see, et me kõik oleme üksinda oma majas ja toodame kõik ise. Just täpselt nii ongi, jah, nii. Ei ole vist rohkem. Sellega lugupeetud auditoorium jätab meile rohkem aega Tõnisele diskussioonipaneeliks, aga aitäh sulle, Kristel. Aitäh sulle.